Niiluse jõe kallastel sündis üks maailma vanimaid tsivilisatsioone, Vana-Egiptus. Siin õppisid inimesed vett juhtima, põldu harima ja ehitama hiiglaslikke templeid. Egiptlased uskusid, et nende maa on jumalate kingitus ja iga üleujutus oli märk jumalikust hoolest. Täna viib meie retk sind ajast tagasi, et näha, kuidas see imeline kultuur sündis ja kasvas. Igal suvel tõusis Niiluse vesi ja kattis põllud viljaka mudaga. Kui vesi taandus, algas külv ja sellest sõltus kogu Egiptuse elu. Egiptlased uskusid, et Niilus saab alguse teispoolsusest, kuid tegelikult tuli vesi Etioopia mägedest. Üleujutus oli nii täpne, et selle järgi loodi päikesekalender ja riigi tööplaan. Egiptuse ajalugu jaguneb 3 suureks perioodiks. Vana riigi ajal ehitati Giza püramiidid ja vaaraode võim oli kõige tugevam. Keskmise riigi ajal arenes teadus, kaubandus ja käsitöö ning Teeba tõusis oluliseks pealinnaks. Uue riigi ajal muutus Egiptuse sõjavägi võimsaks. Kasutusele võeti hobukaarikud ja vallutati suuri alasid. Ramses II sõlmis rahu hetiitidega ja ehitas hiiglaslikke templeid. Need 3 perioodi kujundasid Egiptuse kultuuri, mis kestis tuhandeid aastaid ja riigi tööplaan. Egiptlased ehitasid kanaleid, tiike ja kaevkoogusid, et vett juhtida ka kuivematele põldudele. Põldu hariti adraga, seemekünti mulda ja loomad tallasid selle kinni. Niisutussüsteemi hooldamine oli riiklik töö. Ilma koostööta poleks Egiptus kunagi saanud suurriigiks. Egiptlased jagasid maa 2. Must maa, viljakas põllumaa Niiluse ääres ja punane maa, kõrb, mis tähendas ohtu ja surma. Kõrb kaitses Egiptust vaenlaste eest, kuid sealt saadi ka väärismetalle ja kivi. Must värv tähendas elu, punane surma ja nende tasakaal hoidis riiki elus. Niiluse org jagunes 2. Ülem-Egiptus lõunas ja Alam-Egiptus põhjas. Umbes 3100 aastat enne Kristust ühendas Ülem-Egiptuse valitseja Menes mõlemad maad üheks riigiks. See oli üks maailma esimesi suurriike, kus tekkis piltkiri, vases tööriistad ja kuningate dünastiad. Varao oli riigi ja usujuht, 2 maaisand. Hiljem hakati Varaosid pidama jumalate pärijateks või lausa jumalateks endiks. Tema võimu sümbolid olid kroonid, skepter, koot ja kunstlik habe, surematuse märk. Varao korraldas niisutussüsteemi, kogus makse ja juhtis sõjaväge. Egiptlased uskusid, et tugev Varao tagab hea saagi ja rahu. Kui Varao suri, mumifitseeriti ta keha ning maeti hauakambrisse, mis asus püramiidis. Varaot aitasid visiir, asevalitsejad ja preestrid. Preestrid tegelesid teadusega, astronoomia, matemaatika ja meditsiiniga. Kirjutajad olid haruldased, vaid 2% rahvast oskas kirjutada. Nende töö oli nii tähtis, et kirjutajakujud pandi hauakambrisse. Enamik egiptlasi olid põllumehed ja käsitöölised, kangrud, sepad, kiviraidurid, pottsepad. Amet pärandati isalt pojale. Käsitöölised ei olnud rikkad, kuid nende tööd vajati paledes ja templites. Nende kätega sündis Egiptuse hiilgus. Üks tuntumaid ehitajaid oli Imhotep. Imhotep oli Vana-Egiptuse esimene tuntud ehitusmeister, kes elas umbes 2650 aastat enne Kristust Varao Džoseri ajal Memphises. Ta oli erakordselt tark ja haritud mees. Tegutses nii arhitekti, preestri, arsti kui ka kirjutajana. Imhotep kavandas esimese kivist püramiidi, Džoseri astmikpüramiidi,
mis sai eeskujuks kõigile hilisematele hauaehtistele. Püramiidide ehitamine oli tohutu ettevõtmine, mis nõudis tuhandete inimeste tööd ja täpset planeerimist. Hauakambrid kaeti kirjade ja maalidega, mis jutustasid vaarao elust ja võitudest. Imhotepi oskused ja teadmised olid nii muljetavaldavad, et hiljem hakati teda austama kirjutajate ja kunstnike jumalana. Ta jääb ajalukku kui mees, kes muutis Egiptuse liivast kivi ja ideed igaveseks mälestuseks. Egiptlased uskusid, et elu ei lõpe surmaga. Hing jätkab teekonda teispoolsuses. Selleks valmistati keha ette muumifitseerimisega, et hing leiaks oma kodu ka pärast surma. Surnute raamat õpetas, kuidas läbida kohtumõistmist, kus süda kaaluti tõe sulgedega. Kui süda oli kerge, pääses hing igavesse rahusse. Egiptlaste usk oli täis austust, hirmu ja lootust. Nad uskusid, et jumalad juhivad nii päikese teekonda kui inimese saatust. Vana-Egiptuses algas balsameerimine keha pesemise ja puhastamisega. Seejärel eemaldati siseorganid, mis asetati eraldi kanopaanumatesse. Keha kaeti naatroniga, et niiskus välja tõmmata. See kuivatusprotsess kestis umbes 40 päeva. Pärast seda täideti keha õõnsused aromaatsete õlide, ürtide ja vaiguga, et vältida lagunemist. Lõpuks mähiti surnukeha hoolikalt mitmekihilistesse linakangastesse ning lisati kaitseamuletid. Valmis muumia asetati sarkofaagi ja viidi rituaalide saatel hauakambrisse. Vana-Egiptuses uskusid inimesed väga paljudesse jumalatesse. Neid oli üle 1000, sest iga linn ja iga piirkond austas oma jumalat. Mõned jumalad olid väga tähtsad kogu riigis, teised ainult ühes templis või külas. Kõige olulisem jumal oli Ra, päikese jumal. Egiptlased uskusid, et Ra tõi maailma valguse ja elu. Igal hommikul tõusis ta taevasse ja igal õhtul sõitis tagasi allmaailma, et võidelda pimeduse jõududega. Teine tähtis jumal oli Osiris. Tema oli surnute valitseja ja õpetas inimesi põlluharimist. Osiris oli rahulik ja õiglane jumal, keda kõik austasid. Tema naine Isis
oli armastuse ja kaitse jumalanna. Inimesed uskusid, et Iisis aitab haigeid, kaitseb lapsi ja annab tarkust. Osirise ja Iisise poeg oli Horus, taeva ja kuningavõimu jumal. Horust kujutati sageli kulli peaga. Egiptuse vaaraod ütlesid, et nad on Horuse esindajad maa peal. Osirisel oli ka vend, Set, kes oli kaose ja tormide jumal. Set oli tugev ja ohtlik, kuid ka vajalik, sest egiptlased uskusid, et maailm vajab nii korda kui ka jõudu, mis seda proovile paneb. Anubis oli jumal, kes kaitses surnuid ja juhendas mumifitseerimist. Teda kujutati musta šaakali peaga. Inimesed uskusid, et Anubis aitab hingedel turvaliselt jõuda Osirise ette viimasele kohtumisele. Kuigi Egiptuses oli väga palju jumalaid, olid just need 6 kõige tuntumad. Nende lood ja sümbolid olid osa igapäevaelust. Templites, kunstis, rituaalides ja isegi vaaraode võimus. Vana-Egiptuse kunst ei olnud lihtsalt ilu pärast. Iga värv, iga joon ja iga sümbol kandis tähendust. Kunstnikud kujutasid jumalaid, vaarosid ja igapäevaelu nii, et kõik oleks selgelt arusaadav ka tulevastele põlvkondadele. Inimese keha näidati korraga mitmest vaatenurgast. Pea külgvaates, silm eestvaates, õlad otse, jalad külje pealt. See eriline stiil aitas jutustada lugusid, mis pidid kestma igavesti. Kunst oli osa usust, riigist ja inimeste igapäevasest elust. Vana-Egiptus oli tuhandeid aastaid püsinud suurriik, mille elurütmi määras Niilus. Vaaraod, põllumehed, käsitöölised ja preestrid lõid koos kultuuri, mis mõjutas kogu maailma. Nende teadmised, ehitised ja uskumused elavad edasi tänapäevalgi. Meie ajaloolane on näidanud, kuidas üks jõeäärne rahvas suutis luua midagi nii suurt, et see kestab läbi aegade. Egiptus ei olnud lihtsalt riik, see oli maailm, mis sündis vee, töö ja uskumuste jõust.